Tere siis ka minu poolt ja nagu tänase video pealkirigi ütleb, et mida toob tulihobuse aasta, siis soovin minagi teile ilusat, ägedat, vägevat tulihobuse aastat. Ja nüüd on see siis lõpuks suure pauguga tulnud ja lõpuks on see alanud ja erilised suured õnnesoovid uue aasta puhul siis nendele, kes tõesti on tulihobused, kaasa arvatud ka mina, ja need, kes siis sellel aastal saavad 60 või on nüüd juba saanud. Nii, see selleks. Ja vaatame lihtsalt, mida see tulihobuse aasta siis nagu võib tuua, kuigi ma ei tee selliseid pikki prognoose tavaliselt, aga lihtsalt võtame neid energiaid. Ja tuletan teile meelde siis, et tegu on kollektiivse ladumisega. Kui te soovite vaatata piiluda oma isiklikku tulihobuse aastasse, siis kirjutage, minu meil on siin all. Ja loomulikult on mul väga hea meel iga tellimuse eest, iga like eest, iga kommentaari eest ja tellimused on teile tasuta. Ja teeme siin ka siis seekord niimoodi, et video lõpus ma vastan siis lihtsalt ühele küsimusele. Mõelge see küsimus valmis ja vaatame siis, kas sellele on vastus jah, ei või võib olla. Ja siis vaatame siin ka selliseid tähtsaid nagu võib-olla paar kuud, mis teile saavad siis nagu tähtsaks ja kus siis võib-olla mingid suuremad sündmused teil aset leiavad. Ja võtame minu enda tehtud kaarte, ma ei ole neid üldiselt, ma ei tea, miks kasutanud eriti palju, aga vaatame siis, kui ja mida siin siis hakkab nagu toimuma. Ja võtke seda lihtsalt kui selliseid, võtke seda kui meelelahutust. Võtke seda kui meelelahutust, kuulake, tundke mõnu sellest, mul on väga hea meel, ma olen saanud väga head tagasisidet alati, et minu hääl on väga, ma ei tea, ise ma ju ei saa enda häält hinnata, aga on öeldud, et minu hääl on väga palju kedagi aidanud ja mul on väga hea meel selle üle. Mul on iga positiivse tagasiside üle hea meel. Ja tänan ka kõiki neid, kes on minu käest tellinud eraladumisi ja ma väga hea meelega teen neid. Ja mulle meeldib see kaardi panemine ja meeldib see kaardi ladumine, teha eraladumisi, mida iganes. Nii, ja siis see juhatus siis saigi selline ja otsige üles siis need on uutele tulijatele, minu samanimeline Facebooki lehte ja kui te soovite raamatupidamise teenust, siis võite ka minu poole pöörduda. Nii, Auli reklaamiminutid ja olen Auli. Ja Auli reklaamiminutid on sellega nüüd lõppenud ja hakkame siis vaatama seda tulihobuse aastat. Ja väga palju on siin nagu üldiselt niimoodi öeldud ja neid on ju nii palju saateid olnud ja siin on tehtud ju väga palju nendel teemadel ladumisi ja seda ongi nagu öelnud, et kõik on nagu väga siuke, sellist sõna ei ole eesti keeles olemas, selline hästi kirglik ja hästi tormakas, sest tulihobune ei tule kunagi rahulikult ja ta on alati selline niimoodi, et kappab sisse ja nagu hobused ka alati üldiselt väga rahulikult ei suuda asju võtta. Ükskõik siis millisel aastal on nad siis tulihobused, puuhobused, maahobused või mida siis veel iganes. Ja vaatame selliseid üldiseid energiaid, et mis siis nagu sellele tulihobuse aastale nagu omaks siis saavad. Ma ütlen veel kord, võtke seda lihtsalt kui nagu sellist mõnusat kuulamist ja mõnusat meelelahutust, et ärge süvenege väga, ühesõnaga siia sellesse nagu, süvenege kindlasti, aga vaadake ise. Nii, võtame veel ühe kaardi, nii. Nagu ma siin juba siis ütlesin, et
sellist tormakust, et noh, tulihobune ei kappa kunagi rahulikult, eks ole, ja seda näitab ka väga ilusti siin see mõõkade rüütel, et sellist tormakust ja võib-olla nagu ka natukene, kuigi hobune on väga kaunis loom ja väga leebe tegelikult, aga ikkagi sellist teravust natukene tuleb ette, aga mitte palju, ühesõnaga niimoodi, aga jah, sellist hästi kiiruga ja sellist kiirustamise energiat ja sellist, mulle meeldib tegelikult selline, sest noh, ma ei ole üldse, mina isiklikult ei ole, ma ei tee seda endale, seda kaardiladu, siin, et ma olen ennast juba eelnevalt välja lülitanud siit, sest muidu ei saaks ma sellist asja teha. Ja sellist, mulle meeldib tegelikult niisugune elu kulgemine ja noh, seda elu kulgemist on ka siin selle kaardiga ja mulle ei meeldi tegelikult seisakud, eks ole, ja nii on ka sellise kaardi tähendus, et sellist aeglust tegelikult ka on ja kuna need olid kõrvuti asetsevad kaardid, siis see maandab selline aeglane kasv, kaua tehtud, kaunikene, et siin on selles aastas on sellist tormakust ja selles aastas on ka kindlasti sellist rahulikkust. Aga nagu ma ütlesin siin juba, ma ei ole aasta prognoosi teinud ennem ja ma ütlesin nagu siin, see oli vist kuudega midagi, hästi paljud inimesed peavad ennast hakkama kaitsma ja olema valvsad. Aga siin on ka see niimoodi, et kas teil on nagu ikka kõikide asjade pärast olla vaja valvas ja noh niimoodi, et teil on see rätik siin pea peal, tegelikult seal ei ole mingit haava, aga nagu lihtsalt niisama olete sidunud endale selle rätiku siia ja siis oi, ma pean olema nüüd tohutult, ma pean vaatama, jälgima, aga peate aga võib-olla mitte nii palju, et noh, te olete täielikult, et ja need sauad on püsti siin ju selja taga, eks ole, niimoodi ja mida te tegelikult üldse ei näe, aga te olete siin ees ja hoiate 2 käega sellest ühest sauast kinni ja siis mõtlete, et ma pean nüüd olema ühesõnaga ja üldse sellist hästi palju valikuid tuleb teha väga paljudel inimestel ja te olete valikute ees rohkem võib-olla kui kunagi ennem ja kindlasti tuleb siin osadel valida poolte vahel ja valida võib-olla siin paraku on see nii, mul tuli lihtsalt selline lause ja peavad tegema ka oma valikud suhetes. Ja tegelikult ollakse hästi palju illusioonides, ikka veel. Kuigi tegelikult sellest illusoorsest maailmast ja sellest sellist, mis on nagu seal kuskil kulisside taga ja et sellest võiks tegelikult välja tulla ja unistama peab. Muuseas väga oluline asi on unistamine, aga ollakse nagu kuskil nagu liiga nende kardinate taga, et ma piilun nüüd sealt kardina tagant välja, aga ma ikka päris ikka nagu ei julge ja ei taha nagu sealt välja tulla. Aga hästi palju jah, tuleb teha valikuid, tuleb tegelikult ikkagi enda ees seista, tormakust, eks ole, ja samas seda tormakust maandab siiski selline aeglane, kuid väga tulemusrikas kasv. Ja valikud ja illusioonid. Et tulge ikka nendest illusioonidest välja, et ega siin ikka midagi muud ei aita. Nii, vaatame 2026 tulihobuse aasta siis, tulihobuse aasta, mis algas 17. veebruar 2026. Vaatame tulihobuse aastat, eks ole. Vastandlikud kaardid, täpselt nii nagu need olid hästi vastandlikud kaardid, on ka siin saatan ja armastajad. Ma panen selle siia, panen tegelikult siia. Ülempreester on saladusi. Tuleb saladus, hästi palju saladusi on.
ka ülempreestri kaart kätkeb endast saladusi, kuukaart, tegelikult, no need on juba valikud siin. Hästi paljud saladused just tulevad välja ja tulevad tõesti välja, tulevad välja sellised saladused, mis on ennem olnud ikka nii saladused, et mida on suudetud väga, väga osavalt nagu hoida, siis need tulevad välja. Need tulevad mitte ainult riigi tasandil ega siin valitsuse tasandil, vaid inimeste isiklikus elus. See, mis on saladuses olnud, mis on varjul olnud, see tuleb välja. Hästi kiired liikumised on. Hästi kiiresti hakkab kõik muutuma. Hästi kiiresti. Hästi kiiresti. Ja kõik on niimoodi, aga teil tuleb ainult vaadata siis, et need hobused nüüd siis ikka nii väga perutama ei hakka, eks ole, et te suudate ohjes hoida. Nagu kiirus, eks ole, siin on ka hästi loomulik see, nii nagu üldse tulihobusele ja tulemärkidele üldse ja ka selle hobuse kappamisele nagu hästi iseloomulik on. Siin on need on kaks väga vastastikust, väga nagu vastandlikku kaarti. Üks on armastajad ja teine on saatan. Vaadake, kui sarnased kaardid need tegelikult on. Mõlemi kaardi peal on, eks ole, inimesed, kes on paljad, kellel ei ole riideid, siin täpselt samamoodi. Need on ahelates, aga tegelikult need ei ole kuskile kinni seotud. Lihtsalt saab need ahelad lihtsalt minema visata ja minema kõndida nendest sõltuvustest. Hästi palju sõltuvused. Inimesed hakkavad tunnistama iseendale enda sõltuvusi. Kes on alkohoolikud, kes on suhtesõltlased, et siiamaani inimesed nagu jooksid ära nende peast, kes see ikka tahab, eks ole, enda mingit sõltuvust nüüd siin tunnistada, eks ole, mitte keegi ei taha ju. Ja nüüd inimesed hakkavad iseennast väärtustama ja iseendale ka tunnistama, sest nii kaua, kui inimene endale ise mitte midagi ei tunnista, siis nii kaua ei muutu absoluutselt mitte midagi. Ja nüüd tuleb küll niimoodi, et see on nagu, kellel on sõltuvused toidust, suhtest, alkoholist, suitsust, hästi paljud inimesed vabanevad nendest. Tunnistavad endale kõigepealt, jah, mul on see ja ma vabanen sellest. Ja armastajad tegelikult tähistavad ka väga suurel määral valikuid, nii nagu ma ütlesin, väga paljud ennem, et elu üldse edasi läheks, tuleb teha oma valikud ära. Ükskõik millises valdkonnas. Kui te tahate muuta oma tööd, kui te olete kahelnud, kas ma saan võib-olla näiteks eraettevõtluses hakkama, kes ei proovi, see jännast šampust ei joo, eks ole. Nii et šampust ei joo. Et jänes. Nii et selliseid valikuid tuleb teha ja tuleb ka väga suur armastuse aasta. Väga paljud suhteprobleemid, mis on ka siin, mis võib olla suhtesõltuvus ja väga paljud suhteprobleemid lahenevad ja mina ütleksin niimoodi, et mitte niimoodi, et tuleb sõltuvuste aasta, siis tuleb just kuna need kaks kaarti olid siin täiesti kõrvuti, siis tuleb sõltuvustest vabanemise aasta. Kui te soovite koelust alla võtta, siis see teil õnnestub. Kui te soovite suitsetamist maha jätta või teete te vaibi või mida iganes, siis see teil õnnestub. Kui te ütlete, et vaata, nüüd ma ei tegele enam niimoodi, mu vanematel on oma elu, nemad saavad ise hakkama suurepäraselt, kui ei saa hakkama muidugi, siis on teistmoodi see asi. Aga nendest asjadest toimub väga paljudel väga suur vabanemine. Ja nii nagu ennem siis ütlesin, tuleb ka armastuse aasta ja need saladused ja hästi, kuna ma siin ütlesin tegelikult juba siin siis eelmises ladumises kuskil, mul oli see niimoodi, et see tuleb meeste aasta. No see paraku on niimoodi ja mehed õitsege siis ühesõnaga ja kasutage seda võimalust, sest siin on ka ülempreester, aga vaadake, et siis nüüd nagu liiga kiiresti ei hakka kappama, eks ole, seal hobuse seljas.
ja need saladused ühesõnaga niimoodi, et inimesed, ma ütlen tõesti mitte mingi halva pärast, vaid kes on midagi valetanud ja varjanud, siis see enam lihtsalt ei õnnestu. Nii, sõltuvusest vabanemine ja armastus. Nii, vaatame natukene nüüd teist kaarti. Teate, ma võtan vahepeal ühesõnaga siit, et millised kuud nagu edaspidises on siis, need on mu enda tehtud kaardid ja ma võtan siit siis, paneme nii pidi kõigepealt, need on minu, ei ma ei pane seda pidi, sellest, et see mul vanadest visiitkaartidest tegin need. Nii, ma vaatan siis ühesõnaga niimoodi, et millised kuud saavad nagu tähtsaks. November, no see on päris aasta lõpus, aga no mis siis, ja mai. Nii, et need on nüüd võib-olla niimoodi, kus toimub nagu võib-olla kõige rohkem selliseid muutusi. Maikuu, on kevade kuu, eks ole, ja november, siis võib-olla teeme kokkuvõtteid, nagu ikka aasta hakkab lõppema, siis me mõtleme, mis on hästi läinud ja mis ei ole hästi läinud ja niimoodi, et sellised suuremad sündmused nagu hakkavad toimuma maikuus ja novembrikuus. Ja vaatame siis lihtsalt vahepeale siia nagu neid, et milline on nagu selline, need ka mu enda tehtud kaardid, ei ole ka neid millegipärast üldse nagu eriti kasutanud, neid väikseid kaarte ja kuude kaarte ma vist ei ole isegi ka kasutanud. Ma isegi ei mäleta, need olid mul selles karbis siin, mis ma ise kunagi tegin, kui ma keraamikat käisin tegemas, siis nüüd praegu hästi kohane, ma tegingi selle sellepärast, et kuna ma ise olen ka ju hobune ja siis ma praegu panin selle siia, aga see on ka aastaid vist 5 tagasi. Nii, vaatame, millised on siis. Nii, üks märksõna, mis hakkab nagu sellel tulihobuse aastal teid saatma, on ma loodan, et kõik saab korda. Muidugi peab lootma ja saabki korda, sellepärast, et kõik toimuvad igasugused suurpuhastused ja kui te ise seda usute, et kõik saab korda, siis tõepoolest kõik saabki korda. Nii, ja teine. No tuli natukene niimoodi suhte ja kes nagu tahaks midagi öelda. Sa oled mu päike, sa oled mu valgus, tahan sinu kõrval ärgata, tule. Mis saab siis enam parem olla, eks ole. Keegi nüüd kutsub kedagi ja keegi nüüd ärkab siis oma varjudest ülesse siin ja mõtleb, et miks ma ikka nii kaua siiamaani mõtlesin. Ja nüüd, et oled mu päike, ma sain aru ja sa oled mu valgus ja tahan sinu kõrval ärgata, tule. Aga tee siis ka midagi selleks, eks ole. Et ära ütle oma mõttes ainult, et tule, vaid tegudesse mees, eks ole. Nii et sellepärast mul tuli praegu millegipärast selline lause. Nii, ma tahtsin nüüd, vaatame edasi. Vaatame nagu seda töö poolt. Hakkame nagu eraldi vaatama, sellepärast, et kui me siin neid üldised energiaid vaatame, eks ole, siis me võimegi jääda siia niimoodi rääkima. Vaatame, mida toob tulihobuse aastal nagu kollektiivile tööalaselt. Nii, nagu ma ennem siin mainisin ühesõnaga, et see on valikute tegemise aasta. Valikute tegemine suhetes, mis ennem tuli siin üldistes energiates välja ja nüüd tuli nagu töösuhtes, hästi palju vahetavad töökohti. Ja nagu see on tõesti, et tuleb teha valikud, et kui teil on valida, siis teil tuleb valida, mitte niimoodi, et ma nagu ei oska valida või ma ei taha. Teate, kui palju selliseid olemata asju, olemata suhteid, olemata tundeid, kas või olemata uusi töökohti, olemata alustamata eraettevõtlust lihtsalt, et inimesed ei suuda otsustada. Ja siin on nüüd niimoodi, et hästi paljud on valikute ees ja te teete samas tegelikult need valikud ära ja need valikute tegemine osutub sellel tulihobuse aastal tunduvalt kergemaks ja ka töösuhtes. See tähendab ka seda, et hästi paljud vahetavad endale töökohta. Hästi palju on sellist, kuigi see on tegelikult kriisikaart, me küsisime töökohta, siis
julgen ka öelda tegelikult, et hästi paljudele nagu ühesõnaga nad muudavad nad tulevad endalt töölt ära, eks ole, ja nad muudavad oma töökohta ja väga paljud tegelikult, et sellised, okei, ma ütlen selle välja, väga paljud sellised ettevõtlused lõpevad. Väga paljud siiski lõpetavad tegelikult oma tegevuse, mis tegelikult ju toimub juba aastaid tegelikult. Aga tuli hobune, kuigi praegu ja hästi palju töö suhtes väga paljudel on seisakud. Lihtsalt mitte selles mõttes seisakud, et lihtsalt te olete sellel samal vanal töökohal, kuigi tegelikult teile võib-olla ei meeldi seal olla, aga te ikkagi olete, et tööalaselt tegelikult tundub, et kuigi valikuid on, aga lõpetatakse midagi, ma räägin üldiselt, ma ei võta konkreetselt, eks ole, kui see on kollektiivne ladumine. Kui te soovite eraladumist, eks ole, siis palun võtke minuga ühendust, sellepärast et see on siin meelelahutus, see on kollektiivne ladumine. Ja samas on niimoodi, et hästi paljudele toimub selline vabanemine, et võib-olla ka hästi paljud on selles mõttes, et võtavad vastu ka otsused lõpetada sellel töökohal olemine ja alustama hoopis midagi muud, mis toob täieliku vabanemise ja täieliku sellise rahulolu. Ja ülestõusmine on suur vabanemine, mitte see ei ole torn ja mitte vabanemine mingi läbi valu ega mingi paugu, vaid see on nagu loomulik. Loomulik vabanemine, te lähete ära sellelt töölt ja te leiate väga suure kergenduse, sellepärast et see, mida te olete siiamaani teinud, teid lihtsalt enam ei rahulda. Ja hästi paljud astuvad sellest seisakustest välja, murravad sellest seisakust välja tööalaselt, sellepärast et see on valikute tegemise kaart. Vaatame natukene, ma võtan siit, nüüd kutsuvad millegipärast need kaardid siin praegu, vaatame. Kui ilusti tuli, tee plaanid. See ongi ühesõnaga niimoodi, et seda, et lõpeksid need seisakud, räägime tööalaselt praegu, lõpeksid need seisakud, lõpeksid need see natukene nagu kriisi, tõesti, ega materiaalselt on ju väga paljudel raskus tegelikult, siis tehke plaanid. Tehke väga konkreetsed, korralised, sellised plaanid, et mida te nagu teha tahate ja mida te soovite, kui te soovite eraettevõtlust alustada, siis kindlasti tehke selleks plaanid. Ja sellepärast, et ega ei saagi ju loomulikult midagi sinna. Ja ka töö suhtes näiteks, et kui te tahate midagi muuta, siis tehke plaanid, kuidas seda muuta, eks ole, et te saaksite välja sellest seisakust siin, kus midagi ei liigu ja võib-olla ka sellest materiaalsest kitsikusest. Sellepärast, et nii see siin paljudel on. Võtame veel natukene töö suhtes, töö ja materiaalsuse. Samas on ikkagi niimoodi, et paljud leiavad tasakaalu ja paljud leiavad selle, siis minu kolleeg ei väsi seda kordamast, ühesõnaga siin on hästi paljudel on tegelikult konkurenti. Konkurents on tegelikult eraettevõtluses, üldse ettevõtluses on väga suur. Ja ka tööalaselt on tegelikult väga palju taassaladused, eks ole, sest ülempreester ja ülempreestrinna kätkevad endast tegelikult hästi palju saladusi. Ja nii see ka tegelikult on, aga nii nagu ma juba eelnevalt ütlesin, et siis need saladused tulevad välja. Ja töömaastikul on hästi palju on konkurenti, on saladust, midagi on veel varjul, mis ei tule kohe välja. Ja samas on ikkagi niimoodi, et tee plaanid ja siis sa leiad selle tasakaalu, et sa valad vette ja oled väga rahul. Lõpptulemus ongi selline, et saavutate tasakaalu. Nii, keeruline on natukene see töö, aga kõik ei peagi olema lihtne, eks ole. Kõik võib olla. Kõik ei pea olema keeruline, eks ole. Vaatame natukene kuuloogia. Mis on kuuloogia soovitused siis või mida ütlevad kuuloogia kaardid siis sellesse? Millegi pärast, teate kulla inimesed, mul kustus üks küünal ära. See on väga imelik praegu nüüd. Nii, aga las ta siis olla. Las ta siis kustus.
nii et tuleb ilmselt, tuleb ikka midagi, et ma teen küünaldustus ka ära, ma ei tea, miks see nii oli. Aga mul ei ole kunagi ausalt öeldes küünal ladumise ajal ära kustunud. Nii, kuuloogia, mida soovitab siis või siis aeg on terveneda. Mul tuli see ka minu meelest alles hiljuti päevaladumisse sinna. Ma panen Facebooki gruppi samanimelisse ainult päevakaarte. Seal ei ole absoluutselt natuke midagi muud ka. Seal ei ole mitte ühtegi videot. Ja siis aeg on terveneda ja õnn on sinu poolel. No, mis saab siis veel parem olla, eks ole. Aeg on terveneda ja tõesti vana kuu ja kuu loomine amburis. Ambur on ju tegelikult ka november, eks ole. Õnn on sinu poolel, et ma kaldun siin praegu, et meil tuli siin, eks ole, november ja mai. Siis ambur on ju meil siin novembri keskpaigast detsembri keskpaigani. Nii et see november ilmselt on, kus on siis õnn nagu sinu poolel. Ma kordan veel kord, see on kollektiivne ladumine. Ma ei tea, kelle energiat ma siit kinni võtan, eks ole. Et aasta lõpp saab olema väga olulise tähtsusega ja aeg on terveneda. Väga paljud inimesed tervenevad, väga paljud inimesed saavad iseenda teadmatagi, ühesõnaga, et enam ei pea võib-olla nii palju, et pea peal seisma, eks ole, et midagi vabastada või midagi endas leida või iseendaga sõbraks saada, et väga palju asju toimub nagu inimeste enda teadmata, et ütleme, kas neid siis tervendatakse või ühesõnaga niimoodi ja võta vastus otsus, et nüüd ma tervenen. Ma tervenen kehalt, ma tervenen vaimult, millega iganes. Ja õnn on siis sinu poole peal, seal aasta lõpu poole peal. Nii, ja vajalik on teha korrektiive. Palun tehke korrektiivid ära, vaadake, mis teie elus on olulised, mis toimivad, mis ei ole olulised enam, mis ei toimi, olgu need suhted, ma ei tea, mida kõike veel, ühesõnaga, tehke oma elus korrektiivid ja palun hakake aru saama, mis on teie elus tähtis, mis mängib teie elus tähtsat rolli, mis mängib teie elus esimest viiulit ja see, mis jääb tahaplaanile, mis teid enam võib-olla ammu ei toida, mis enam ammu ei toimi, siis lihtsalt see kappab sealt hobuse seljast minema, hobuse seljas koos minema. Mind väga häirib ausalt öeldes praegu see, et mis mulle küünal ära siin kustus, aga okei. Võtame mõned märksõnad ühesõnaga siin ka siis sellele, mida jälle väga pikka ladumist teha. Gabrieli kuningas, keskendu suurele pildile, jäta üksikasjad teiste mureks, kogemus, mis toob edu, tõeline huvi teiste heaolu vastu. Hästi palju kirge ja sellist kirglikkust ja näed taas jälle, eks ole, nagu meeste aastat, hästi palju sellist kirglikkust ja tuleb, kappab sisse küll see, ühesõnaga see ei ole küll rüütel hobuse seljas, aga väga paljud ellu ikkagi kappab sisse ka see kuningas, eks ole. Ja siis on, kui annad, saad ka vastu muutustele vastu seismine, äärmuslik raha kokkuhoid või kulutamine. Müntide 4. Nagu ma rääkisin sellest, teil on nagu kellegil või ühesõnaga, see on nagu niimoodi, et materiaalne asi nagu ei ole päris tasakaalus, aga see saab tasakaalu. Sellepärast, et võib-olla sellist ihnust on nagu, ihnus on jube tobe sõna tegelikult, mulle meeldib üldse see sõna, aga sellist, et ma istun nagu ja vaatan seal rahakoti taga, eks ole, ja siis piilun ühele poole ja piilun teisele poole, et kas ma ikka nagu annan seda raha välja või ei ole. Aga samas on see vahest tegelikult väga hea, sest see piirab täielikult sellist loristamist. Kui te ikka enne mõtlete, eks ole, et ma ei anna, siis ega see ihnus on ka tegelikult põhjusega ju. Et võib-olla me laristaksime nagu liiga palju siis. Ja kui annad, saad ka vastu, et see saamine ja andmine läheb nüüd tasakaalu. Ja kui sa saad, ja kui sa annad, siis sa saad ka tagasi, eks ole. Sest ma ütlen veel kord, et ma olen väga paljudes ladumistes seda öelnud, et selleks, et saada, selleks tuleb ka anda. Ja ei saa terve oma elu ainult
saada, võtta. Lõpuks see kaev saab tühjaks, eks ole. Nii et saamine ja andmine tasakaalu ja see kindlasti ka läheb tasakaalu. Vaatame natukene eraldi suhteid ka veel kiiresti ühesõnaga, et mida toob nagu armastus ja mida toovad suhted. Et mis on nagu suhetes nagu saab nagu oluliseks. Võtame siit paar kaarti. Seda otsustas tema ja liiga suured ambitsioonid. Nii et kedagi te süüdistate nüüd siin armastuses, et kellelgi oli nagu mingi otsus ja liiga suured ambitsioonid on kellelgi siin nüüd olnud. Aga vaatame nüüd siis ühesõnaga, mida siis on oodata tuliopuselt armastuses. Vaatame, millised energiat siis need armastuses saadavad. Ainult vaatame armastust ja suhteid. See puudutab ka natukene, eks ole, seda otsustas tema, keegi nüüd hästi lohutab ennast selle lausega, et seda otsustas tema, see oli tema otsus, aga okei, armastuses. No tulevad rüütlid ja ikka tulevad rüütlid, et veel kohe praegu kiiresti, eks ole, ei tule, aga on valmis ja hüppab sinna mootorratta selja, eks ole, väga moodne rüütel, ei ole hobuse seljas, vaid hüppab mootorratta selga ja on valmis, jookseb sinna poole. Nii, ja mis saab siis parem? Armastajad. Tuleb, nii nagu ma siin ees ütlesin juba, tuleb armastus, tuleb, kellelgi tuleb ikka väga suur armastus ja ma võtan selle kaardi siia ka ja tuleb tõeline tasakaalukas armastus, kus kõik on tasakaalus, kus on saamine tasakaalus, andmine tasakaalus, võtmine tasakaalus ja ikka väga, nii et tuleb see rüütel seal tulihobusel ja kuna ma ise olen tulihobune, eks ole, siis ma olen hästi palju nagu lugenud ka neid, mis puudutavad just ainult tulihobuseid, siis ikka ja tulihobused saavad ise ka väga suurteks võrgutajateks muuseas sellel aastal. Ma ei pea siin ise ennast silmas, ma kordan veel kord, ma ei pane seda kaardilobamist endale, eks ole, vaid ma teen seda kollektiivile ja tuleb, see armastus ikka kappab sisse, küll mitte valge lobusel, vaid mootorratta seljas, aga vahet ei ole, mootorrattaga saab ju tegelikult ikkagi märksa kiiremini kihutada, kui seal hobuse seljas tulemine on romantiline, aga ma ei tea, ma ei olegi vist, ma mõtlengi praegu seda, et rolleriga ma olen küll sõitnud ja seepärast, et meil peres kunagi oli roller, aga mootorrattaga vist ei ole ja niimoodi. Nii ja armastuses ühesõnaga. Ja ongi, see on kodukaart. See on hingesugulane, kaksikleek, jumalik partner, kuidas te seda siis võtate. Nii et armastuses väga head sõnumid, tõesti, tuleb see armastus, tuleb see rüütel, tuleb see kodu, tuleb see mõistmine, tuleb see tähistamine, pulmad kindlasti ja kuulge. Ja karikate kuningas toob selle suure armastuse. Ma ei võtakski rohkem ausalt öeldes. Nii, ja ma lubasin teile võtta, vaatame võib-olla siin lihtsalt, et milliseks päevaks kuid me vaatasime siin, milline päev võib-olla siin lähiajal saab teile võib-olla saatuslikuks neljapäev. Nii et tehke siis oma silmad neljapäeval lahti. Nii, ja ma pidin nüüd siin lõpus tegema siis ühesõnaga jah, ei või võib-olla. Mõelge üks küsimus, ma pean nüüd panema siin ühesõnaga oma selle, ma ei taha, ma panen see laua alla selle, et mõelge üks küsimus enda jaoks ja ma võtan nüüd praegu siit siis vastuse. Täiesti kindel jah. Nii et jaa, kui te esitasite endale mingi küsimuse, kindlasti esitasite, ma juba alusin seda teha, siis vastus sellele on jah. Ma tänan teid, olen Auli. Väga mõnusat kappamist seal tulihobuse seljas, tulistel teedel, aga ärge liiga aktiivseks minge, sellepärast et minu meelest olid need väga head sõnumid, mis siit tulid.
olge mõnusad, laikige, tellige, kirjutage kommentaare, kui teil see meeldis, aga see on loomulikult teie enda vaba valik, vaba tahe, keegi ei pea midagi sunniviisiliselt tegema. Ja tegu oli kollektiivse ladumisega, kui soovite isiklikku ladumist, siis kirjutage mulle meilile ja kui te soovite isiklikku vaadet aastale, tulihobuse aastale 2026. Mõnusat tulihobuse aastat. Tšau ja kohtume õige pea.